Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, 7. novembri nimetu digisaade on teiega ja 4-liikmeline komitee on teiega siin saates täna. Hans Lõugas, Henrik Roonemaa, Meelis Väljamäe, Glen Pilvre. Meil on kõrvas nii mõnedelgi uued AirPods Pro 2 klapid. Tahaks teada, kuidas siis sealt kuulda midagi on. Ja käes uus Huawei Mate 50 telefon, mis on juba kuulutatud maailma kõige paremaks telefoniks absoluutselt. Räägime selles saates veel elektriteemadel, kui palju elektrit kulub. Meil on üks lahendamata ja välja lubatud elektriauto teema ja uurime, kas tõesti 8K televiisorid saad endale keelu peale või jäävad ikkagi lubatuks. Ja kui jõuame, siis veel mõni teine teema veel. No nii, alustame siis saadet esimeste uudistega, mis ma saan aru, et Starlinki internetiühendusele on pandud piirangud või tulemus on piirangud. Starlinkist me oleme siin saates ju mitu korda rääkinud, oleme siin rääkinud Eesti kasutajatega, kes on väga rõõmsad ja oleme rääkinud Eesti operaatoritega, kes ütlevad, et see ei ole üldse oluline ja keegi niikuinii ei huvita. Ja me teame uudistest, et mõnes riigis siin Ukrainas Starlink on täiesti elulise tähtsusega. Mis see mahupiirangute mõte nüüd siis täpselt on, kes meist oskab seda lähemalt rääkida? Ega me täpselt ei tea, see kehtib esialgu Starlinki USA ja Kanada kasutajatel, hakkab kehtima detsembri algusest ja neil on selline päevaajaline andmelimiit, mis siis kehtestatakse. Ja kui sa sellest, see on 1 terabait kuus. Ja kui sa sellest üle lähed, siis sa hakkad maksma 25 senti gigabaidi eest ja keegi arvutas välja, et see summa on parasjagu nii suur, et sel juhul tasub sul võtta teine Starlink, mitte maksta seda üleminekut, kui sa vähegi rohkem internetti kasutad. Ja see, mis sa kasutad kella 11 ehk siis kella 23 õhtul kuni 7 hommikul, see siis nagu ei loe, et see on siis nagu see tasuta aeg, aga see ei ole võib-olla. Ma ei pannud seda uudist meie failil mitte sellepärast, et hakata siin arvutama. Eestis on käputäis Starlinki kasutajaid, et nemad oskavad tõenäoliselt ise arvutada, kui see üldse kunagi peaks Eestisse jõudma Eesti kasutajateni. Aga ma panin selle lihtsalt illustreerimaks. Seda sama meie vana juttu, kui sulle keegi pakub kaablit, siis ole hea inimene, võta see kaabel vastu. Sest ükskõik mis G meil on, 3, 4, 5, Elon Muski G, eks ole, siis kui see asi ei põhine kaablitel, siis ühel hetkel jääb see toru kitsaks. Ja seda mulle 15 aastat rääkinud kõik raadioinsenerid, kellega ma olen kohtunud ja kõik mobiilioperaatorite töötajad, et kaabel on kindel ja see, mis sa õhust läbi pumpad, see ei ole kindel, sest sellest jääb ühel hetkel väheks. Nii või teisiti, sest andmemahud kasvavad, eks, ja õhk saab täis või eeter saab täis. Nii et see on lihtsalt näiteks siin, et jah, see Starlink on väga hea tehnoloogia mingites kohtades, mingitele inimestele, mingil ajal. Aga me ei tasu siin nagu istuda ja öelda, et nii, et nüüd on igaveseks kõigi vastikute mobiili ja ma ei tea, sideoperaatorite nöörijatega on kõik. Et võtame Starlinkid nagu kõik ja elame selle peal ja näitame keskmist sõrme siis sideoperaatoritele, et kaabel on kuningas endiselt. No tegelikult ju kogu see probleem ongi selles, et Starlink ei erine mobiilsideoperaatoritest nagu selle poolest, et mõlemad jooksuvad üle õhu, nagu sa just ütlesid. See probleem on ka sama ja mina julgeks öelda, et suurema kasutajate koguse korral on see Starlinki probleem nagu suurem isegi ja sellest ilmselt need piirangud tulenevadki, sest satelliite on ikkagi suhteliselt vähe võrreldes seda potentsiaalset kasutajaskonda ja see ribalaius, mis sealt läbi tuleb, on ikkagi väiksem, kui sa suudad mingisuguste mobiilmastidega tekitada, eks ole. Pigem on see selline nendes kohtades, kus tõesti mingi muu asi ei levi, on Starlinkil nagu suur mõte või see samas Ukraina sõjatandrile.
no kuskil Starlinki kontoris on see PDF ilmselt olemas, eks, või email, et mitut kasutajat milliste kiirustega näiteks üks satelliit suudab toetada või et noh, kui Starlinkist peaks saama maailma kõige populaarsem sideoperaator, siis mitu satelliiti oleks neil vaja sinna üles lasta ja kas need sel juhul mahuksid kõik ümber maa tiirlema ära või meil on suuremat planeeti vaja? Kindlasti ei mahuks, aga selles mõttes, noh, selles mõttes ongi see, et see on jah, nagu sa ütlesid, kaabel on kuningas, ehk siis ükski selline üle õhu leviv asi ei saa kunagi lasta läbi sama palju kui kaabel, vähemalt praeguste tehnoloogiatega. Olgem siis täpselt valguskaabel, sest mäletatavasti ka ütleme, kaablid on igasuguseid ja need, kellel on kodus vasskaablil olev internetiühendus, need on ka ikkagi hädas, sellepärast et see on ka nadi eelmise sajandi tehnoloogia. Nii et valgus. On nadi, aga peab ütlema, et tegelikult siin on tehtud ikkagi DSL-iga ja samuti DOCSISiga, mis on siis selline antennikaabli kaudu tulev asi, mõlemaga on tehtud ikka suhteliselt imesid, et need kohati peaaegu 100 aastat maha pandud vaskkaablid selle algus arvati, et sealt üle 1 mega ei saa ja praegu saadakse ikkagi mingi 100 mega kätte kohati, nii et noh, on ka tehtud suhteliselt suur ime siis selle ligivanna kaabliga. Ja ma muidugi ei tahtnud oma sõnavõtuga öelda, et need inimesed, kes on Starlinki internet võtnud, et nad on kuidagi, no ma ei tahtnud neid kritiseerida või ma ei tahtnud öelda, et nad on rumalad, nad võtsid selle olude sunnil, eks nad võtsid, kui neile keegi oleks öelnud, et kuulge, siin on fiiber, tuleb terabit üles alla, ma ei tea, mis iganes, eks ole, või 500 giga üles alla, et noh, siis nad oleks kindlasti võtnud selle, ma arvan, et nad ei jamaks mingisuguse satelliidi antenniga, et nende mure on ikkagi see, et neile keegi seda ei paku, mitte et nad oleks kuidagi halvad inimesed, aga noh, põhimõtteliselt siis tuleb ikkagi edasi taguda seda trummi, et olgem nüüd head inimesed, ehitame koos maanteedega ikkagi nüüd neid optilisi võrke ka, sest meil ei ole sellest pääsu, mingit imet tõenäoliselt ikkagi ei juhtu. Vaatame korra veel edasi, mis innovatsiooniga siin toimumas on ja ma saan aru, et on jooksnud läbi info selle kohta, et televiisorite osas, teatud televiisorite osas, 8K resolutsiooniga televiisorite osas, teil ei ole veel kodus, uskuge mind, kui te mõtlete, et kas mul on kodus 8K televiisor, siis teil seda ei ole. Sest kui teil on see televiisor, siis kui teil on, siis te ei mõtle selle peale. 8K resolutsiooniga televiisorid ähvardab siis mingisugune piirang Euroopa Liidu poolt, kas keegi on täpselt aru saanud, millal see põhineb ja kui realistlik see on? Ma tahtsin kohe vahele segada, et parandage meid, kui me eksime või et seal ei ole üldse küsimus 8K, seal on küsimus lihtsalt televiisorid diagonaalis ja suurimas võimsuses. Ehk et peaks siis rakenduma regulatsioon, mis piirab ära televiisorite võimsustarbe vastavalt nende mõõtudele. Ja need numbrid, mis siis praegu on läbi libisenud ja mida siis nagu plaanitakse järgmise aasta märtsist, mis ei ole muidugi veel 100%, loomulikult kõik võib muutuda, nagu siin maailmas asjad võivad aga ruttu muutuda, siis olen mina välja lugenud, et need numbrid on siis, et 55 tolline tohib tarbida 84 vatti, 65 112 vatti ja 75 tolline 141 vatti. Ja need on muide väga-väga väikesed numbrid. Et kui ma praegu tegin lahti siin, võtsin Euronixi lehe ja lõin sinna sisse 4K telerid ja vaatasin, mida täna müüakse, siis olgem ausad, enamik nendest kipub olema nagu janusemad, kui praegu see nagu regulatsioon hakkab ette nägema. Me ei räägi üldse 8K-st, me räägime täiesti 4K paneelist. Ma siis parandan ennast jah, sest et ma ei olnud seda süvenenud ja ma sain aru, et on teotud mingi piirang selle 8K on üle lihtsalt nii palju, et see on isegi juba koomiline natukene, eks ole, et kui noh, siin praegu ütleme täitsa esimene 4K telekas, mis mul siin hambusse jäi, Philips 4K UHD 55, selle kohta on öeldud siis, et praegune telekas, mida siis saab poest osta ja mida võib-olla ka paljud on ostnud, tarbib siis tavarežiimis 88 kilovatti ja siis selles HDR režiimis 136 ja kui seda regulatsiooni teksti vaadata. Vatti, mitte kilovatti. Ja vatti, jah, sorry. Et see on üldse muidugi totter, et antakse ju tänapäeval võimsusühik ei ole mitte vatti, vaid on kilovatt-tundi 1000 tunni kohta, millest nagu totramat kombinatsiooni või konstruktsiooni annab välja mõelda. See tuleneb jälle mingist Euroopa Liidu regulatsioonist, et standardiseerida seda, et oleks võimalik võrrelda. Ühesõnaga, põhimõtteliselt kui te kulutate mingi arv kilovatt-tunde 1000 tunnis, siis sama hästi taanduvad sealt need 1000 ära ja see on siis võimsus vattides. Nii ühesõnaga, kui ma ennem siin ka juba puterdasin kilovattidest, siis loomulikult televiisorite puhul me räägime kogu aeg vattidest või siis kilovatt-tundidest 1000 tunni kohta. Igatahes, minu ühesõnaga lühikese ja pika jutu kokkuvõte oli see, et see tänane 55-tolline televiisor tarbib siis tavarežiimis 88 vatti ja HDR režiimis, kus siis väidetavalt seda võimsust
mõõta, et piirata, tarbib ta koguni 136 vatti ja siis see nii-öelda piir, mida siis täna arutatakse, tuletan meelde, oli siis 84 vatti, kui me räägime 55 tollisest ja loomulikult suurematel on see piir natuke kõrgemal. Igatahes 8K telerid lähevad sealt üle, noh nii palju, et siin ei ole nagu üldse mingit juttu, aga sealt lähevad ka üle paljud 4K telerid, nii et ma ei oskagi nagu rohkem midagi öelda, jah Meelis, palun. Ja ei, ma tegelikult tahtsin ka seda öelda, et üks asi on see Euroopa Liidu regulatsioon, mis võib-olla on natukene liiga agressiivne või teistpidi ajale jalgu jäänud ja on toimunud igasugused erinevad muudatused ja noh, me teame, et Euroopa Liit on hästi agressiivne oma kliimapoliitikas kohati ilma põhjuseta ja me siin vaatame seda, kuidas 2035 ei tohi enam müüa siis sisepõlemismootoriga autosid, aga taristu meil ei ole võib-olla selleks valmis, eks ole, aga sellest võime hiljem rääkida, aga teine asi on see, et telerid on ka ju see, et telerid on läinud ühtepidi hästi palju efektiivsemaks, võib-olla mitte nii palju, kui see Euroopa Liit ette näeb. Ja teistpidi on see, et tegelikult on toimunud, nagu Glen ise väga hästi tead, on toimunud väike selline, ma saaks tagasiminek, aga teistpidi areng, ehk siis selliste mõne aasta taguste külgleedide asemel on nüüd ju full LED, eks ole, enamus teleritel ja HDR-i jaoks ja see võtab, see on rohkem lampe lihtsalt, need lambid on küll efektiivsemad, aga neid on füüsiliselt rohkem ja tänu sellele on ka rohkem voolutarvet ja see 8K häda on ju sama, et kuna seal on veel rohkem lampe, siis seal on veel rohkem voolutarvet, aga teistpidi ma tegelikult, kui me räägime sellest, kas on toimunud nagu mingi efektiivsuse muutus, siis meil on ka siin üks 55 teler, mis siin selja taga paistab, Samsungi oma ja päris eelmise aasta mudel ja ma vaatasin, aga mina ei oska seda öelda, palju ta tegelikult tarbima pole mingit voolumuidet sinna taha pannud, aga ma vaatasin sealt teleka taga olevat klebist ja seal oli, et see 55 peaks võtma nagu kirjade järgi 85 vatti, see võiks siis maksimaalne olla, eks ole. Ja 40 tolline, mis mul varem oli ka Samsung, siuke aastat 15 vana, kõvasti väiksem teler võtab väidetavalt selle tema taga oleva klebika järgi 140 vatti, nii et noh, ikkagi siuke pea 2 korda vähem võtab suurem teler praegu, kui see 15 vana väiksem telekas, eks ole, nii et noh, tegelikult on efektiivsus ja see on ka full LED, nii et selles mõttes. Ei seda küll, aga isegi see võib-olla ei ole kasvanud nii palju, kui siis Euroopa Liit tahab, eks. No just, ja sinu öeldud 85 vatti on ka rohkem. 4K telerid peaksid ikkagi kõik nagu kenasti nagu lati ületama või siis antud juhul peab ütlema lati alt läbi minema või nende osas nagu pirinat ei ole. Ma võtsin kohe nüüd selle numbrid välja. Ei lähe. Oota, aga seal on palju segadust üldiselt, esiteks on see mingisugune nagu, noh, see on vastuvõtmata regulatsioon, eks, kus siis mingi 8K assotsiatsioon hakkas lööma juba kuskil IFA-l lokku selle ümber, et õudselt halb on. Samsung ütles selle peale, et nemad arvavad, et nad suudavad oma 8K teha ikkagi nagu regulatsioonidele vastavaks ja TCL ütles, et sel juhul, kui see vastu võetakse, siis mingit 8K Euroopas ei ole, no sellest sai pealkiri. Kolmandaks, mingi segadus on selle ümber, et kas see kehtib ikkagi nagu kõigi telerite kohta kogu aeg või kehtib see selle kohta, mis režiimis on teler karbist välja tulles. Seal olid ka mingisugused erinevad nagu arusaamad. Nii et ma ei ole päris üldse nagu veendunud, mulle tundub see praegu selline üks tüüpilisi banaanikõveruse reguleerimise uudise. On mingid nüansid ja keegi ei saa tegelikult aru, mis toimub, aga õudselt hea on internetis karjud, et Euroopa Liit on kari idioote. Ei, tähendab, ega põhimõtteliselt me isegi ei tahaks öelda, et me karjuksime, et on kari idioote, aga see mõõtemetoodika peakski olema ikkagi realismiga nagu mingis kooskõlas, ehk et selliste numbrite puhul, noh, ütleme, kui me vaatame täna 8K telereid, siis nemad tarbivad selles HDR režiimis ligi seal tõesti pool kilovatti ehk et 400-500 vatti, eks ole, et seal noh, see tundub nagu täiesti absurdne, et need numbrid, mis praegu on välja käidud, aga loomulikult mõõtemetoodika on ju väga oluline, et kui on teleril nii-öelda mingi vaikimise režiim, millega ta karbist võtta, mis on võib-olla 3 korda säästlikum ja tootjad saavad sellega kuidagi trikitada, et siit mulle meenub kogu aeg hüppame korraks elektriautodesse, millel ka täna me võtame übervõimsad elektriautod ja vaatame tehnilisse passi ja näeme, et seal on mingid üsna marginaalsed numbrid, sest et mõõtemetoodika on lihtsalt paraku selline. Nii tegelikult jah, siin on ju ka see asi, et see kehtib piikvõimsusel, ehk siis samamoodi kui see tuleb see HDR-isse, ma ei tea, mingisugune eriti ereda päikse laks, siis läheb see 500 vati peale 3 sekundiks ja ülejäänud 3 tundi on ta 20 vatti, eks ole, või samamoodi on siin näiteks videokaartide puhul, mis kõige võimsamad videokaardid, eks ole, võtavad sinna vajavad 1200 vatist toiteplokki selleks,
et ennast ära toita nagu tippvõimsusega, aga tegelikult kui sa mängu ei mängi ja see arvuti sul niisama seisab ja sa oled kirjutatud Wordis dokumenti, siis see toitjaplokk toitab sul 5 vati pealt, eks ole, kaasa arvatud selle võimsa videokaardiga, et tegelikult see on ikkagi nagu nii-öelda tippjuhtumid ja neid sa päriselus väga tihti ei näe ja selline üldine voolutarve on see teleril ikkagi väiksem, eks ole. ja ei noh, muidugi, aga siin natukene ka sellist, ma ütlen võib-olla sellist imaginaarset või fiktiivset, mis iganes terminit kasutada, ohumärki ma nagu natuke näen, et kui me hakkame piirama igasuguseid selliseid võimsusi nagu planeedi huvides, mis on väga aatiline tegevus, siis üsna libe on see nõll selles mõttes, et me võime ju piirata lõpuks, ma ei tea, kas või automootori võimsuseid või kodus elektriradiaatori võimsuseid või. Aga muide, ma võin teile rääkida loo, kuidas ma ostsin, kunas see oli 10 aastat tagasi Meelise käest Miele tolmuimeja, väga hea tolmuimeja. Ja tean seda, et ma ei tea küll seda lugu, aga ma arvan, ma tean, kuhu sa sihid. Ja siis ühel hetkel see läks katki ja siis ma läksin poodi ja mõtlesin, ma ostan nüüd samasuguse Miilest, mul oli kõik subinad olemas ja ma sain poole nõrgema. Saidki, see oli mingid aastad tagasi jah, kui Meelis äkki sa tead täpsemalt, et ma küsin see käest niimoodi siis, et kas see oli poole nõrgem numbrite poolest või ta imes ka poole vähem? Ei, ta imes täpselt sama hästi, aga voolu võttis poole vähem. Mina tahan seda öelda, et sellest tegelikult oli samasugune paanika nagu praegusel telerite ümber, kui tuli Euroopa Liit ja keelas ära võimsate tolmuimejate tegemise. Mis juhtus see, et kõik tolmuimeja tootjad võtsid jalad takumiku alt välja ja hakkasid päriselt innovatsiooni tegema. Ehk siis minul on ka kapis üks Tefali tolmuimeja, mis on vist 800 vatti ja ta tõmbab paremini kui mõni 2500 vatin omal ajal tõmbas, nii et selles mõttes tegelikult tehtigi seda, et asjad läksidki efektiivsemaks. Tõsi, üks negatiivne külg on see, et nad läksid ka natuke kallimaks, sest et oli vaja lihtsalt kasutada kallimaid materjale, teha paremaid mootoreid, eks ole, nii edasi, aga see on ka paratamatu, et kui me vaatame kõrvaklappe, et kui me praegu peame sellest 300 eurost kõrvaklapi paari nagu päris normaalseks või isegi odavaks, siis 10 aastat tagasi tundus hästi utoopiline, et sa kulutasid sellise raha kõrvaklappide peale, eks ole. Ja aga pluss lähme veel mõned aastad tagasi, ma teie selja taha ei näe, aga ma ei ole eriti valmis kihla vedama või ma olen valmis kihla vedama, et teil ei ole seal laes ja laua peal vanad head 100-vatised pirnid. See oli ka tohutu paanika, eks ole, kui neid hakati koomale tõmbama, et issand jumal, kuidas nüüd saab. Inimestel on ladudes veel need. Täna ma mõtlesin selle peale, mul on siin samas minu pea kohal on 5 pirniga laelamp, kus on 5-7 vatist pirni ja siis ma jõudsin järeldusele, et see on üle 30 vatti ja päris palju tundub olevat, aga vanast oli üks aga oleks 500 sul seal praegu kogu aeg uuga, siis sa ei peaks radikat sisse lülitama. Aga teistpidi võib ka ütelda ilmselt seda, et ega tänu, võib-olla osa sellest kindlasti juhtunud tänu regulatsioonidele, aga kui tänaste elektrihindadega on sul laual piltlikult öeldes valik, kas sa ostad siis selle 100-vatise pirni või ostad omale terve majatäie neid leede, eks ole, siis ilmselgelt raha paneb siin ka asjad paika, et raha paneb ka selles mõttes paika, üks on see, mis on elektrihind, teine see, mis on selle pirni hind, eks ole, ja kuidas siis see mitme aastakümnega või aasta või mitme kuuga sul see vahe ära tasub, eks ole. Ja ei seda kui see pirn on piisavalt odav, siis tasub see osta, kui ta on piisavalt kallis, siis ei tasu osta. Aga see on nüüd täpselt sama arutelu nagu on, ma kuulan erinevaid podcastereid ja loen uudised, et kes virisevad selle üle, et Euroopa Liit kohustab Apple'it telefonide pealt seda lightning kaablit ära kaotama ja kõik nad eranditult räägivad, see on selline ameeriklaste lähenemine, nad kõik räägivad sama juttu. A, neile väga meeldib, et iPhone saab USB-C, sest keegi ei taha seda lightning kaablit. B, neile üldse ei meeldi, et mingi loll valitsus kohustab seda tegema, vaid tegelikult nad ütlevad, peaks ikkagi ootama, kuni turg paneb asjad paika ja kui Apple jõuab ise nii kaugele, et see USB-C panna. Ja mitte keegi ei räägi sellest, et kui Euroopa Liit ei oleks nõudnud seda lightningut, eks, ja USB on ju standard, siis Apple kasseeriks oma lightning kaablite pealt oma monopoolset mingit litsentsitasu, mida ta võtab igavesti. Miks pagana pärast nad peaksid sealt ära minema? Nad müüvad aastas mingi 200 midagi miljonit iPhone'i. Ja nüüd ütleme, et nad oma nagu monopoolse staatuse vabatahtlikult peaks mingisugustele Hiina kaablitegijatele andma, no mitte mingil juhul. Ja sellepärast me kuuleme neid uudiseid, äkki nad ei tee üldse USB-C-d, vaid nad teevad iPhone'id ainult MagSafe'iga, ehk siis selle oma juhtmevaba laadimise standardiga laaditavaks. Loomulikult teevad, ma olen enam-vähem juba veendunud selles, et kui see vähegi välja kannatab,
siis Tim Cook raudselt täpselt seda teebki ja me hakkame kõik oma laadijate eest maksma kordades, kui mitte kümnetes kordades rohkem kui seni nende lightningute eest. Ja sealt saavad ka raha küsida, eks ole. Absoluutselt, see on ka nende tehnoloogia, just. No aga ühesõnaga ikkagi selle teema ma ütleks, võib-olla lühike kokkuvõte on see, et iseenesest see ei ole halb algatus, et nagu näha meil siin kõik näited, mis siin läbi käisid, on nüüd positiivselt mõjunud nii energiale kui standarditele, aga lihtsalt teistpidi peab olema see ikkagi mõistlik, eks ole, et ei saa nagu tõmmata joonlauaga mingid jooni, mis on nagu täiesti reaalsuse välised, eks ole, aga kooskõlas sellise trendi ja säästlikkusega on see ju okei mõte, mida arutatakse, ma ütleks nii, või? Ja ka ma arvan ka seda, et ei maksa arvata, et ei saa osta seda järgmise põlvkonna 8K telerit enam, kuna Euroopa Liit seda ei luba, et ma arvan, et see on selline traditsiooniline vastuseis tööstuse poolt, mis peaks hakkama ennast liigutama efektiivsuse nimel, kui praegu võiks ju jätkata nii nagu praegu saab. Ja muidugi alati võiks aga telekad ei kao. Alati võiks ka küsida muidugi, et kas ikkagi 8K televiisor teeb elu nagu 4 korda ilusamaks, kui seda on siis Full HD või 4K. Kindlasti, ütlevad nemad. Või isegi rohkem. See on natukene, see on järgmine koht, eks ole, kus tundub, et võib-olla, kas see nüüd nii on. Ja no pluss veel iPhone juurde tagasi tulles, maailmas ongi aastas müüakse, ma arvan, paarsada, isegi rohkem, paarsada mõnikümmend miljonit iPhone'i. Ja see juhtmevaba laadimine on, me siin enne saadet üritasime leida, et kui efektiivne see siis on. Ja no need numbrid, mida me erinevatest veebiallikatest leidsime, minu teda Apple ei ole ühtegi numbrit öelnud, aga need olid, ütleme seal 60–80% efektiivsust juhtmevabale laadimisel. Ehk et kui Apple ei pane iPhone'i peale USB-C-d, siis iPhone'ide laadimine, neid on mõne aasta pärast on maailmas miljard, läheb hopsti kuskil, no ütleme, kuni 20% energiamahukamaks tegevuseks. Et ei mingit kokkuhoidu, raha hakkame rohkem maksma ja energiat kulutame ka rohkem ja sellest 20% peksame lihtsalt õhku. Üks iPhone võtab väga vähe elektrit aastas muide, see on üksikutes eurodes vist, aga korrutame selle miljardiga, siis me juba hakkame nägema, eks ole, seda mõju, nii et see kõik tundub väga haige mulle. Muide, Glenn, kas see on see koht, kus sa peaksid rääkima elektriautode laadimist? Ma mõtlesin, kas ma peaksin sellest rääkima, et tegelikult ma just mõtlesin, et sellest annab kahtepidi rääkida, et annab rääkida niipidi, et hästi vähe korda hästi palju, just kui võrduks hästi palju, aga teistpidi on ka maailmas asju, mida on hästi palju korda hästi palju ja võrreldes nendega on hästi vähe korda hästi palju ikkagi hästi vähe. Wow, kuulajad õnneks saab panna pausile ja praegu tagasi kerida, siis seda lõiku kuulata üle. See oli nagu see mõttekäik, et ühesõnaga meil eelmises saates tegelikult jäime kuidagi kinni sinna elektriautode laadimise ja tarbe ja kõige asjade juurde ja siis võtsin ka kätte ja arvutasin korraks nagu tänaste numbrite põhjal üle nii palju, kui need numbrid siis avalikud on ja tõsiselt võetavad, et keskmistega on üldse hea muidugi opereerida, sest keskmine on teadagi see, et kui ühes otsas keeb ja teises otsas jäätub, siis keskel on ju väga hästi, et selles mõttes see ei anna eriti mingit pilti, aga huvitav ikkagi, et ühesõnaga, et selle küsimuse püstitus oli see, et kui Eestis on kõik autod äkki üleöö elektrilised, mis siis ometi juhtub, et kas siis plahvatab Eestimaa või terve planeet. Et kui võtta siin nüüd aluseks sellised numbrid, et aastas tarbitakse, selle peab ilmselt kõik võib-olla üles kirjutama nüüd, võtma pliiatsid omale kätte, et kui aastas tarbitakse täna keskmiselt 9 teravatt-tundi elektrit, ütleb meile statistika Eesti kohta, siis teravatt-tund teadavasti on siuke ühik, kus on siis 1000 gigavatt-tundi või siis 9 miljonit megavatt-tundi või siis 9 miljardit kilovatt-tundi aastas. Ja Eestis täna on meil hinnanguliselt 950 000 autot. Keskmiselt on Maanteeamet kusagilt teada saanud, et iga auto sõidab päevas 59 kilomeetrit. Nüüd, kui iga ühe auto, mis sõidab 58 kilomeetrit. Jah, ja kui see 58 kilomeetrit nüüd elektrisse arvutada, ütleme, et suvel vähem, talvel rohkem, võtame sellise 10 kilovatt-tundi umbes võiks ta kulutada pluss miinus. See tähendab siis seda, et nüüd 950 000 autot iga päev kulutaksid siis 9 500 000 kilovatt-tundi. Kui me nüüd selle kõik teisendame siis teravatt-tundideks või vastupidi, siis me saame teada tegelikult, et see aastas tarbitud hulk, nüüd kui kõik need autod, mis meil nüüd on siis elektrilised ja aastas sõidavad seda keskmist, siis nad tarbivad aastas umbes 3,5 teravatt-tundi.
ehk et nad tarbivad siis umbes 1/3 meie tänasest aasta tarbimisest. ehk et umbes 1/3 elektrikulu tuleks siis Eestile juurde, kui kõik meie autod oleks täna elektrilised ja sõidaks seda keskmist. Aga siin on üks väga oluline nüanss, millest ei saa üle ega ümber. See tähendaks seda, et järgmisel sekundil on kõik meie 900 050 autot elektrilised. Aga meil müüakse aastas 22 000 uut autot tänase seisuga. Kui järgmisel aastal kõik need 22 000 uut autot oleks elektrilised, siis need kergitavad Eesti elektritarbimist vähem kui %. Kui ka järgmine aasta oleks kõik need 22 000 uut autot elektrilised, siis juba natuke rohkem kui %. Selleks, et kõik autod jõuaks elektriliseks Eestis tänase tempoga, kulub ligi 50 aastat. Ehk et me jõuame tegelikult lõpuks me peame kas A ehitama ikkagi endale rohkem elektrit või B siis ostma vähem 8K telekaid, et elektritarve läheks väiksemaks. Ehk et seda annabki vaadata nüüd kahelt poolt. Loomulikult see, kui me kõik autod oleks üleöö elektrilised, siis me tarbime 1/3 võrra rohkem elektrit kui täna. Aga see trepiaste on lihtsalt nii järsk, et seda on absurdne vaadata, et kui me nüüd järgmine aastal ütlesin, et kui me kõik autod järgmisel aastal, mis müüakse, oleks meil täis elektrilised, siis me ei märka absoluutselt mitte mingit muutust. Mitte mingit muutust, sest et see muutus on täiesti hoomamatu. Küll aga on sellel asjal nagu ka teine külg, et see teine külg on just nimelt see, et meie tänased eriti korterelamud ja miks mitte ka muud magalapiirkonnad, kus on majad, just nimelt arvestada ikkagi nende võimalike amprite inimeste kontsentratsiooniga ja laadimise üheaegsusega. Et seal võib tekkida loomulikult pudelikaelu, sellepärast et kui me täna vaatame, eks ole, et ütleme keskmine majapidamine võib-olla selline jälle väga keskmine tarbib seal mõnisada kilovatt-tundi kuus, siis seesama majapidamine nüüd oma elektriautoga sõidaks ka maha umbes mõnisada kilovatt-tundi kuus. Ta läheks hopsti korda 2, eks ole. Jah, kui ta sõidaks umbes 2-3 tuhat kilomeetrit. Loomulikult, kui ta on selline keskmine sõitja, siis ta nii palju ei sõida. Keskmiselt sõites sõidab ta maha võib-olla seal 150 kilovatt-tundi kuus. Igal juhul umbes 1/3 poole võrra tema elektritarbimine kasvaks. Ja sealt nüüd tuleb teha ikkagi see arvustus, et kui täna on sul mingi kortermaja, kus siis see peakaitse on arvutatud mingisuguse koefitsiendiga korda see selline keskmine tarbimine, et sealt tuleks kindlasti midagi juurde panna ja kindlasti peaks olema see laadijate võrgustik ka mingil määral tark. Ehk et see on see sama koht, et kui kõik me tahame hommikuks oma 10 keskmist kilovatt-tundi kätte saada, siis ei ole nii, et me kõik tahame seda saada 1 minutil, eks ole, või 1 tunnil. Me peaksime seda saama niimoodi, et me paneme oma autod kõik rõõmsalt juhtme otsa ja siis on see süsteem nii palju tark, et ta jagab selle voolu ära niimoodi, et kõik kas siis laevad aeglaselt või laevad eri aegadel. Ehk et see on see koht, mis peab siis loomulikult arenema, aga mingit sellist nagu paanikat, et kõik plahvatab, kui kõik on elektriline, et see on tegelikult alusetu, et seda ja ma arvan ka, et sinu see mõtteharjutus on selline tore juba veenduda, et kõik ei kuku kokku, aga ega tegelikult üleminek selle elektritranspordile ei käi niimoodi plaksust, sest et sellega hakkavad muutuma paljud 10 teised asjad ja, ka, kui palju ma sõidan, kuhu ma sõidan, mida ma sõita saan. Sest see, mis sa ütled, 55 kilomeetrit sõidab keskmiselt iga sõiduk Eestis ja meil on 1 miljon sõidukit. Ligi jah, öeldakse. See on ikkagi röögata number, kui see mulle tundub see kohati natuke isegi ebausutav, et kas tõesti jagatakse see keskmine nende kõigi sõidukitega, sest fakt on ikkagi see, et nendest sõidukitest kas suur või ikkagi mingi osa on ju põhimõtteliselt, mis ei sõida peaaegu, ma julgeks öelda, et suur osa ei sõida ja suurem osa on ju sõiduautod, mis ei sõida nii palju, et ma kindlasti saan aru, kui on aga mõtteärutusena väga kihvt. Ja aga selle kõige juures mul tuli meelde, et meil käis hiljuti Restardi saates käis külas Eesti idufirma Gridio kaasasutaja tegevjuht Konrad Hanschmidt ja siis tema mahitusel ma tõmbasin omale telefoni Gridio äpi. Ja mul ei ole elektriautot ja Gridio täna tegeleb siis sellega, et ta ütleb su elektriautole, kunas on mõistlik laadida. Ja tuled koju, eks ole, ma ei tea, jõuad kell 6 koju, viskad omale saba seina, hommikul tahad kell, ma ei tea, 8 ära minna. Ja siis ta valib ise need ajad, isegi mitu seda satsi saab öö jooksul olla, kui elektritarbimine on väiksem, kui kilovatt-tunni hind on odavam, on ju, et siis ta laeb. Et mulle tundub, et see üheajalisus kindlasti
võib saada probleemiks, et kui kõik tulevad kell 6 koju ja panevad oma sabad seina, isegi kui neid inimesi on vähe, eks, et siis on jama, see nutikus peab olema sisse ehitatud sinna. Lahendus ongi see, et sul on nutikus, mis ütleb, et siin on auto, mis tahab laadida ja teiselt poolt on siis tootmine. Ei no absoluutselt, aga noh, loomulikult seal tekib mõnes mõttes selline suuskade ristumine natukene, et kui öösel on täpselt 1,5 tundi või 2 tundi hästi odav ja siis teine tark automaatika tahab terve selle öö jälle jagada targalt kõikide laadija soovijate vahel, eks ole. Siis võivad tekkida teatavad vastuolud kindlasti, eks ole. Aga muide seda äppi ma isegi soovitan inimestele, kellel ei ole elektriautot ja tegelikult isegi inimestele, kellel ei ole börsipaketti elektri hinnas, sest mina leidsin oma nõudepesumasina ja pesumasina pealt esimest korda elus üles need delay nupud ehk ära hakka, et ma panen sind tööle, aga ära hakka praegu pesema, hakka x tunni pärast. Kuna need on alati olemas olnud, eks, ega ei ole kunagi olnud põhjust kasutada ja nüüd ma panen õhtul pärast õhtusööki laome nõudepesumasina täis ja ma tean, et ma järgmine kord lähen sinna hommikul. Ja mul ei ole mitte mingit probleemi vaadata korra Gridio äpist, et mis see piik on, et kas ma saan lihtsalt, ma ei tea, Euroopat, maailma aidata sellega, et ma ei pane seda praegu, vaid ma panen delay näiteks 3 tunni pärast. Loomulikult. Isegi mitte siis hinna mõttes, aga lihtsalt. Lihtsalt ma olen hea inimene, mis on vahet, mul on väga lihtne vajutada korra seda nuppu. Tuleb tunnistada, et siin jõudes ju Eesti suurepärase elektriteenuseni, mis nüüd ju rakendus ja justkui oli nagu päästerõngas, et selle puhul nagu natukene halb ongi see, et kui varem inimesed vaatasid, kuidas päeval ja öösel oma asju ajada, siis nüüd universaalteenusega kõik müttavad ööd-päevad läbi ja vist siin juba viimane statistika ütles, et elektritarbimine hoopistükkis on hoopis kasvanud mingitel aegadel ja kõigil on ükskõik, et tegelikult nagu see kogu selle toreduse juures, mis selle otsuse juures oli, oleks võinud ikka jätta selle öise päevase kindlasti sisse, et praegu on see hästi halb. See on tõsi, sest et meie ühistu on ka nüüd oktoobrist universaalteenuse peal. Ei ole ma küll seda oktoobriku arvet näinud, kui väike või suur ta on võrreldes varasemate aegadega. Tundub tõenäoliselt on natuke väiksem kilovati kohta. Aga meil samamoodi, et kui me ikkagi pesu pesemine läks nagu ikkagi alati nädalavahetusse, kus oli odav elekter, eks ole, siis praegu nagu on täielikult suva, mis ajal pesta. Aga seda Henriku juttu kuulata, siis mina olen kuulnud hästi palju sellist vastupidist asja, et kui see elektri hind nagu kalliks läks, siis kõik inimesed, kes olid börsipaketil, varem oligi ainult, eks ole, ei olnud seda universaalteenust, kus oli üks hind, kus oli olnud just fikslepingut muidugi, siis paljud hakkasidki nagu oma pesu pesema öösel või õhtul hilja, eks ole, et saada odavat elektrit ja väidetavalt on väga palju sellest olnud nagu probleeme, et korteriühistute ja siis naabritega, et mida sa siin laamennad oma pesumasina trumliga öösel, eks ole. Nagu, mille kõigega tuleb harjuda muutuvas maailmas. Just, et mina olen kuulnud ka seda lugu ja mul üks sõber rääkis seda, et temal on sellega olnud probleeme. No korteriühist on ju üks kõige hullem koht üldse ühiskonnas. Aga selles mõttes, et tõsi ta on, et tahtsime planeeti päästa, aga üks mutt ühistust. Aga tõsi ta on, et ega paljud inimesed ei kasuta, mina ise ka väga vähe, mul on mõlemal nii nõudepesumasin kui pesumasin on olemas taimeri funktsioon ja ma ei ole vist neid kumbagi kordagi kasutanud. Tõmba Gridio äpp, vaata õhtul pärast õhtusööki. Ma ütleks, sellega nagu see asi, et meil on väike korter ja avatud köök ja siis kui ma panen seal nõudepesumasina mingi kell 6 hommikul tööle, siis ma arvan, et ma ärkan ehmatusega üles, mis siin toimub, kui ta hakkab sul istuma. No mina ütleksin hoopis praktilise soovituse, võib-olla see on lihtsalt täiesti ebateaduslik, aga mul on jäänud mulje, et nii on tore teha. Et nimelt nõudepesumasin on selline tore masin, mis on alati arukas teha lahti peale seda, kui ta on ära pesnud, siis need nõud kuivavad seal palju rutem ära ja kõik on palju parem. Et kui sa ei tee teda peale pesu nii-öelda irvakile, siis seal on kuidagi mingi elu elab seal sees tükk aega, sest ta on nii kaua soe ja mingi jama, nii et sellepärast mina olen seda nuppu muide alati kasutanud, et ma olen alati pannud pesema. Ma olen vihje, osta omale uus masin, sest et minul on näiteks selline, mis teeb ise ukse lahti. Ja muide seda on väga vähestel masinatel. Ma ei tea, miks ka ma vahepeal mõtlesin, et keegi hull on selle ära patentinud, aga nüüd mul on tõesti, ma elan korteris, kus on selline masin, mis teeb ennast ise lahti ja ma mul ei ole üldse mingi, ma tunnen ennast nagu mingi heidik. Aga ma tean, et ka Pekol ja Boschil on, nii et selles mõttes see ei ole jah, tänapäevas ei ole enam ühe masina teema. Ma ei saaks nüüd hakata kiitlema, mis masin küll mul on ka mingi saksa masin, kui ma ei eksi ja kui ma mäletan, Neelis on see
on see Meelis, on see sinu kontorist pärit ja see oli väga korralik. Tegelikult see ongi, selles mõttes see tegelikult ongi suhteliselt uus teema, et see mingi viimase 3-4-5 aasta teema on sukse avamine. Algust oli kallitel masinat ja nüüd ta on jõudnud kodavatele. Mul on hea meel, et lõpuks me jõuame siin saates rääkida ka tõelisest innovatsioonist, et see masin teeb ise ukse lahti. On, vaata kui hea on, kui sa kuulad digisaadet, saad nii mõndagi teada praegu, et nüüd ma tean. Mina ostsin Meelise käest kunagi mingi tohutult kalli saksa masina, mis kuivatab. Seal on mingisugune, ma ei tea, mingi kosmosetehnoloogia on sees, mis see võtab elektrit ju. Ja võtab tõenäoliselt küll jah. Ja nüüd mul on masin, mis teeb ennast lihtsalt plõksti ukse lahti ja nõud on täpselt sama kuiva. Siis on väga, siis ei pea seda nuppu midagi kasutama. Aga kõige pullim nagu alati sellist hästi juures on see, et kõik need erinevad tootjad siis on sellele ühele samale või väga sarnasele funktsioonile leidnud mingi oma keerulise ja patenteeritud nimeni. Sa mõtled sellele, et uks läheb, see ei ole funktsioon, uks läheb ise lahti. Kellel on see e-trai ja kellel on see midagi muud, ehk siis kõigil on nagu mingisugune oma nimetus, mis kõlab nagu uhkelt, aga tegelikult teeb sama asja. Kas me võtame veel teemaks mõned asjad, et minul on siin niisugune räägime asjadest jõsi, sest et pesumasinatest võiks rääkida veel mitu saadet, see on eluline tegelikult, mis korda läheb, aga no räägime siis valgetest klotsidest. Glen juba näitas käes midagi. Mul tegelikult jah. Võin teile seda öelda, et kui te tahate teada seda, miks tänapäeval külmkapp hea on, siis te võite lugeda viimast digit, seal on see kirjas. Ma tean, külmana ma eeldaks, aga võib-olla see on üllatusi veel. Rääkida, aga no see valge asi siis ei ole külmkapp. AirPods Pro 2, jah. See on AirPods Pro 2, jah, et ma ei tahagi nendest võib-olla pikalt rääkida, sest nendest on ju räägitud siin ja seal ja need on tõesti päris head, aga võib-olla öeldes sellise kogemuse, mis siis minu kõrvad siit teada said, oli see, et nad ei ole kindlasti kõige paremad helikvaliteedilt nööbid, mis täna ikkagi on saadaval ja nad on nagu suhteliselt samasugused, kui ma mälu järgi ütleks, kui need, mis olid siis AirPods 1 või AirPods 1 ehk et Pods Prod jah, ehk et Apple'ile meeldib selline soe ja natukene sume sound, ehk et seal on palju sellist madalat keskmist, aga see pilt muutub oluliselt säravamaks ja õhulisemaks, kui loomulikult kuulata seda Apple'i seadmega, ilmselt enamik inimesi, kes neid klappe omale või nööpe omale ostavad, ongi iPhone'i omanikud, et vaevalt väga paljud Androidi omanikud neid ostavad. Ma ei kujuta ette, miks sa peaks kasutama AirPodsi, kui sul ei ole iPhone'i. Ja iPhone'is on ju tegelikult selline koht, võib-olla paljud iPhone'i omanikud teavad seda väga hästi, aga kui ei tea, on seda alati abiks minna ja uurida. Seal peaks olema selline asi nagu, kas see oli siis headphone accommodations või sellise piduliku nimega osakond on settingutes, kus on võimalik siis sisse lülitada üks lüliti ja sealt on võimalik valida heliprofiile ja sealt tuleb valida profiil balanced ja keerata see miinimumi peale ja võt siis läheb elu väga ilusaks. Ehk et siis on need väga hea soundiga ja selle koha pealt ei ole enam mitte midagi kobiseda, et kahjuks Androidi puhul seda teha ei saa. Ja siis nad kõlavad natuke niimoodi tuimalt, ma oskagi nagu seletada, et natuke vähe on seal kõrgeid, natukene selline paksem on see kõrgem bass ja sellist päris madalat ei ole, kui me nagu helist räägime, aga ma ei tahtnud helisse kinni jääda, ma tahtsin ütelda seda ka, mis on väga hea ja see on aktiivne mürasummutus. See on uskumatult hea. Tahtsin just küsida, et Apple ise väidab, et see on 2 korda parem kui varem. Ma ei tea, kas see on 2 korda parem, aga see on väga hea. Mitte selles mõttes, et tegelikult ju AirPodside eelmiste AirPodside mürasummutus oli ka ju väga hea. No see on kindlasti tuntavalt parem, et see on ikkagi täitsa võrreldav selliste kõrvapealsete suurte mürasummutavate aktiivse mürasummutusega klappidega, et ta nagu erakordselt hea, aga loomulikult nende puhul ikkagi nagu kõikide selliste silikonotsikuga nööpide puhul, nad peavad sul kõrvas olema nagu hästi, et kui nad ikkagi ei ole sul kõrvas väga hästi, seal on muide 4 suuruse otsikud kaasas, et siis kõik läheb kohe palju halvemaks, nii see aktiivne mürasummutus kui ka helikvaliteet, et natuke see kuidagi personaalselt see mind natuke kuidagi häiris, ma olin nagu natuke hädas, aga samas nad on nagu väiksed ja toredad ja mis on siis sinna ka tulnud juurde, mille muidugi Apple on siis, kui tavaliselt Huawei on see, kes nii-öelda vaatab, kui ägedaid asju teeb Apple ja teeb ise ka ja innoveerib, siis nüüd on olnud vastupidi, sest et Apple on nüüd oma nendele AirPodsidele siis pannud külge identse puute või juhtimise, nagu on siis olnud Huawei nendel nööpidel juba paar aastat, ehk et siis nende varte pealt saab muuta nüüd heli tugevust, kui sa siis sealt varre pealt libistad ja varte pealt pigistades saab ka
muuta neid mürasummutusrežiime. Kas see oli esimestel ka või? Ma ei mäleta muide, võib-olla ma valetan, igal juhul Huawei oli nagu esimene, kes sellega kunagi välja tuli, et see toimib väga hästi. Põhiline muutus on see, et nendelt vartelibistades saab nüüd reguleerida helitugevust, mida vanasti ei saanud ja mis minu arust oli nagu AirPodside kõige kehvem asi, et seal ei saanud helitugevust. Ja vaat see on, sa ütlesid, ma ei mäletanud, kas vanadel sai või ei saanud, et igal juhul Huawei omadel sai ja nendel saab. Nii et nad on nagu ja muidugi tulnud on siia juurde, et karbis on see kõlar, eks ole, et teda on võimalik siis kuskilt padja alt otsida Apple'i seadmega on ju ja muidu ei ole siin midagi nagu halba, et iPhone'iga sobituvad nad ime hästi, aga jah, nagu ise küsimus on ikkagi natukene, et ega nad ju väga odavad ei ole, et siin leiab üht kui teist, mis kõlab ka tegelikult väga hästi ja võib-olla maksab natukene vähem, aga on natuke teistsugune. Igal juhul on ta positiivne, on see minu pikk ja segane kokkuvõte. Ma käisin ka oma isiklikult 300 € nende eest välja, sest ma olen hästi suur AirPodside kasutaja ja minu kasutusmudel on teistsugune. Ma kasutan neid peaaegu ainult selleks, et õues ringi jalutades kuulata podcast'e ja sest muusikat ma ei kuula tänaval ja mulle seetõttu see nende sumeheli kohutavalt meeldib. Podcast'ide salvestuskvaliteet teatavasti varieerub nagu äärmiselt seinast seina. Mingid vennad teevad saadet üle telefoni ja mingid vennad teevad, eks ole, 5000 € mikrofoniga professionaalses stuudios ja kõik, mis sinna vahele jääb. Ja seetõttu mulle podcast'i kuulates väga meeldib, et mitte ükski asi, mida ma nendest klappidest kuulan, ei kõla õudselt. Ta tasandab need kõik ära, kõik on enam-vähem kuulatav ja samas on väga nagu arusaadav, et ei ole probleemi ka selles, et see heli oleks kuidagi mudane või ma peaks pingutama, et aru saada, mida räägitakse. Ja teine asi, miks ma üldse vahetasin, ega heli pärast mul ei olnud mingit põhjust vahetada neid AirPods'e, aga ma vahetasin selle sama mürasummutuse pärast ja ma pean nüüd tõesti ütlema, et kui see eelmine oli hea, tänaval kõndides ta ikkagi tõmbas taustamüra maha. Et seda taustamürat oli kuulda, liiklusmüra ja kõik, mis nagu õues toimub. Aga nüüd uutega on see, et minu lihtsalt ei kuule seda müra, see totaalne, okei, kui sa kõnnid suure tee ääres ja autod sõidavad, siis neid on kuulda. Aga kui sa kõnnid näiteks, ma ei tea, mingi jalakäijate tänaval, kus on selline sumin ja linnamelu ja siis seda minu meelest lihtsalt ei ole kuulda. See täiesti nagu vatis, täiesti omaette maailmas, see on väga sürtunne. Võtad need peast ära, et siin on teised inimesed ka kuskil. Ja võt, kuidas nad seda saavutanud on, see on suur küsimärk ja mida hästi palju veel ju AirPodside puhul kiidetakse, on see transparency mode või see, et ta laseb välismüra just nagu sisse selleks, et sa rongi alla ei jalutaks. Ja võt nendel ta peaks olema nagu erakordselt hea. Kui see eelmistel oli väga-väga hea, siis nüüd ta peaks olema absurdselt hea. Ja neil on see uus funktsioon, et kui sul järsku, ma ei tea, kiirabi mööda sõidab või mingi selline äkiline kõvem heli on, et siis ta tõmbab seda tegelikult nagu madalamaks, et see väga ei ehmata sind ära. Aga ma proovisin neid tänaval ja ma saan aru, et see liiklusohutuse mõttes oleks hea seda funktsiooni kasutada, aga mul ikkagi kuidagi, ma ikkagi pidin telefonist podcast'i väga palju kõvemaks panema selleks, et see transparency mode kuidagi töötaks, sest ma vaatasin, ma parem jälgin silmadega, mis toimub. No jah, vaata, kui sa kuulad tänaval, siis ilmselgelt on see oluline, et mina teistpidi siin tihti kuidagi jalutama satun kuskile metsasalusse ja võib-olla on seal mõni konn krooksub või lind laulab ja siis on nagu hea, kui see transparency mode, sa ei ole nagu kuidagi isoleeritud, sa kuuled seal nende oravate krudistamist ka ja see on nagu mõnus tegelikult, et aga loomulikult, kui mingid autod sõidavad sul kõrval, siis on jah, nagu vastupidi. Kuhu ma ennem lausa poole oli see, et selle transparency mode'iga on selline asi, et praktiliselt kõigil suurematel konkurentidel on sarnane asi tänapäeval olemas, vahe on selles, et Apple'i AirPodsidelt tuleb see, ta on nagu normaalne või naturaalne, et see heli ongi selline, nagu sa päris kõrvadega kuuleks, eks ole, et teistel on see, et ta kipub, need mikrid ei ole ilmselt nii head, et ta kipub nagu olema moonutustega või siis liiga valju, saab küll reguleerida osadel kõik, mitte kõigil, aga jah, et see transparency mode on olemas ka teistel, aga AirPodsidel on see jätkuvalt kõige parem. No nii, aga mul tunne, et siin on siis kõik öeldud, sest ma mäletan, me rääkisime AirPods Maxidest. Võis olla äkki kevadel või suvel või eelmisel aastal, üks aasta rääkisime, Glen, mis sina vist kuulasid nendega ja sa ütlesid, et AirPods Maxidel on kõige parem mürasummutus üldse, et kui muus osas võib vaielda ja mürasummutuses on nad tugevad, siis tundub, et sama trump on väikestesse Prodesse ka jõudnud, jah. Aga lähme edasi.
ma saan aru, et meil on midagi veel käekatsutavatest asjadest. Glen, sa viibutasid siin ennem ühte Huawei uut telefoni, on see nii? ma võib-olla alustan selle sama Huawei teemaga sellest, et mina käisin koos Gleniga sellel Huawei üritusel, kus nad seda uut Mate 50 tutvustasid ja minu jaoks on nagu ma see koha peal olles ei saanud sellest aru või ma ei mõelnud selle peale, nad rääkisid kõigest sellest, kui äge see telefon on ja kui head pilti see teeb aga tegelikult on see, et kõige naljakam kogu selle asja juures on see, et nad suudavad müüa või nad üritavad müüa siis seda üle 1000 euro või mõnes versioonis 1300 või isegi 1500 eurot maksvat telefoni, millel ei ole 5G tuge, sest Huawei teatavasti ei tohi toota 5G-ga telefone. Ja siis minu küsimus on see, et kes meist tahaks osta nii kallist telefoni, millel ei ole nagu mõnes mõttes tulevikku, eks ole, või. No ma ei tea, ma küsiks küll Meelis, et kes meist üldse tahaks mis iganes hinna eest osta telefoni, mis jätab sind nagu hätta, minu meelest see ei ole nagu üldse küsimus. Absoluutselt jah, eriti selle raha eest. Ma ei ostaks 50 euro eest ka seda, no võib-olla ostaks ainult pildistamiseks, kui ta tõesti nii on, äkki ma viitsiks kaasas kanda, aga siis ma parem ostaks juba ikkagi päris fotoka. Minu nagu küsimus ongi see, et ma saan aru, et see on tõenäoliselt tehniliselt väga hea toode, sest Huawei on väga osav firma, mis paganab ära, miks, kas nad on nagu Monty Pythonist see rüütel, keda raiuti seal nagu juppaaval tükkideks, siis kogu aeg ikkagi nagu võitles edasi või mis see point on, mida nad ootavad, nad tõenäoliselt ootavad seda, et ühel hetkel keegi kuskil sõlmib ameeriklastega kokkuleppe ja siis öeldakse, et Huawei, et te olete nagu tere tulemast tagasi. Ja et siis nad ei ole nagu tühja koha pealt, vaid neil on mingid vahepealsed auhinnad ette näidata. Sa viitad Hendrik sellele, et mitte ainult 5G-le, vaid ka siis Harmony OS-ile, et Android ei ole. Aga Glen, sina siin oled erinevalt meist, me rääkisime sellest, miks see Huawei telefon tekitab küsimusi, et tal ei ole ikkagi Androidi, tal ei ole 5G-d. Aga miks talle kuulutatakse näiteks ühe saidi poolt maailma parimaks telefoniks, see on siis DXO Mark, et sina oled selle telefoni käega käes hoidnud, sa saad meie valgustada siis selle medali teist poolt, miks ta on hea telefon? No see konkreetne sait loomulikult räägibki telefoni kaameratest ja ta ongi siis, ta on saanud maailma parima kaamera skoori, mis ennem oli siis Google Pixel 7 Pro käes oli 147 ja Mate 50 Pro sai 2 punkti juurde, nii et nüüd on siis 149 ja kolmandale kohalt me leiame siis ühe Honori veel ja 4. on siis Apple 14 Pro Max, millel on 146 punkti. No esiteks ma ei tea, kas sellest siin oli juttu, kuna vahepeal ma olin tehnilisel pausil, ehk et kaamera tal on tehnilises mõttes saanud ühe toreda või vähemalt märkimisväärse uuenduse, ehk et see on esimene selline mobiilikaamera, millel saab siis sarnaselt fotoaparaadile muuta seda ava lausa 10 astmes, et kunagi oli Samsungil võimalik ava muuta, kui ma ei eksi 2 avaarvu vahel, siis siin telefonil on võimalik siis ava muuta juba nüüd F1,4 kuni F4-ni. Hästi see on siis see diafragma, mis on objektiivil, käib siis kokku lahti. Just, et sa saad tegelikult nagu juba ka sellist naturaalset, kuidas siis inglise keeles on see poukih või tausta udustamine, et kui valgust on vähe, paned selle ava siis üli suureks ja samal ajal saad ka sellist väiksema või väiksema suurema teravussügavusega pilti teha, kui ava on siis väiksem. Et see on selline tehniline innovatiivsus, mis siin kaameral on, aga muidu olen selle kaameraga teinud lihtsalt pilte ja loomulikult mitte nüüd mõelnud ja mõõtnud mingite pikslite ja joonlauaga, nagu see DXO Mark seda teeb. Aga ma pean tunnistama tõesti, et see kaamera teeb ta teeb lihtsalt erakordselt ilusaid ja naturaalseid fotosid, et nagu see, mida me kunagi väga ammu just oli see Apple'i iPhone'ide selline maagia, et sealt tuli alati ilus pilt, siis nüüd on Huawei selle tiitli nagu raudselt võtnud, et see pilt, mis sealt tuleb, on lihtsalt niivõrd ilus, ta on nagu niivõrd meeldiv, niivõrd ilusate värvidega, niivõrd detailne ja tõepoolest ta teeb seda nagu väga hästi ja seal taga ei ole täna ju Leica kaameraid, et nüüd Huawei väitis, et tal ei ole enam nüüd vaja ja tundub tõesti, et ei ole vaja, et ja optilises mõttes ka see zoom'i osakond või telekaamera on tal tegelikult siis nii-öelda võetud P50 Prolt, et seal ei ole iseenesest midagi väga erakordset, see on 3,5 kordne optiline zoom 64 megapikselise sensoriga, kus ta siis teeb mingit digimaagiat ka ja põhimõtteliselt suudab seal peaaegu kadudeta 10-kordselt zoomida. Aga see põhikaamera siis, mis on küll Sony sensoriga, et see on siis see, mis on selle muudetavate avade taga ja kõik see softi pool ja kõik see kokku
noh aga lihtsalt see on üli, aga oota, ma küsin korra vahele, et kas see konkurendid kõik ütleme rünnanud sama sihtmärki siis selle asjaga, mille nimi on computational photography ehk siis tehakse põhimõtteliselt tarkvarasärase udusus. Ja aga tegelikult automaatrežiimist ka seesama Mate ikkagi hoiab seda ava enamasti seal F2 peal. Et ta muudab seda pigem pro režiimis, on see kasutajal nagu võimalus ja loomulikult on seal siis ka RAW võimalus põhikaameral salvestada, ehk et ta annab tegelikult nagu sellisele fotohuvilisele telefoni kasutajale või inimesele väga suured võimalused, aga tulles selle jutu, ma ei tea, selle osa juurde, mida ma ei kuulnud, et kui küsida, et miks see Huawei võib-olla või et see tegelikult, see ongi seesama vana komistuskivi ju, ega siis otseselt, nemad teevad ikkagi oma asja, tore on näha nii hästi, kui nad suudavad ja tegelikult on ju äge näha, et nad ikkagi ei ole nagu visanud siis põõsasse kogu seda mõtet ja arendust, et kui sellel telefonil oleks Android, eks ole, siis ilmselgelt oleks siin nagu hoopis huvitavam ja kogu see konkurents oleks teine, et tõesti on ju kahju, et täna nii mõnedki ilmselt jätavad see sellepärast ostmata. Küll aga ma pean ikkagi nagu julgustama neid inimesi, kes ei ole selliseid süva Google'i või Androidi kasutajad, näiteks Android Auto on üks asi, mida seal peal kindlasti ikkagi tööle ei saa, mina ise kasutan Google Maps'i ka ei saa, ma arvan. Google Maps'i saad väga hästi tööle. Seal isegi saab. Ja, et põhimõtteliselt saad tegelikult kõik asjad tööle, välja arvatud, Android Auto oli nüüd see, mida tõesti ei õnnestunud tööle saada, seal on see välja arvatud ka kõik maksulised asjad Playpoest. Sa ei saa osta poest sellega läbi siis Google'i maksuteenuste, eks ole, et sa võid, ütleme niimoodi, et sellised, ma ei ole ise täna selline, kuidas ma hardcore Huawei telefoni kasutaja igapäevaselt, aga olles siin rääkinud mõnede inimestega, kes on, siis nemad suudavad igale sellisele küsimusele, nagu sa Henrik peaaegu küsid, öelda mulle ka väga veenva vastuse, ehk teistpidi ma tahan nagu selle jutuga öelda seda, et ei tasu nagu ka seda tonti nagu metsikult karta, kui sinu jaoks on see ülihea kaamera oluline, aga kui see on ikkagi nagu mõistlikult põhjendades näed, et sinu jaoks ökosüsteem kaalub üles selle kaamera ja telefoni üldise kvaliteedi, ei saa ka seda valikut nagu pahaks panna, eks ole. Okei, see on hea info, et tehniliselt on võimalik, seda me usume, aga inimesi on kindlasti käpu täis, kes seda tahaks teha, aga mis sinu jutust on huvitavam asi, mille ma kõrva taha panen, sinul on mulje vähemalt, et Huawei siiski veel loodab, et nad saavad nii-öelda põlu alt vabaks. Huvitav selline minu tähelepanek on see, et nad ongi nagu vähemalt Eestis siin nagu selles mõttes tagasi, et nii Elisa kui Tele2 on võtnud Mate 50 ja tegelikult ka odavama otsa Huawei telefonid omale valikusse, hoolimata sellest, nad ei toeta 5G-d, mida vähemalt Elisa üritab nagu aktiivselt promoda ja hoolimata sellest, et see API situatsioon on selline nagu on ja nad tekitavad sellega potentsiaalselt omale tohutut klienditeeninduse probleem, eks ole, et huvitav on see, et nad seda teevad, et miks, kuidas, millega Huawei neid veenda on suutnud või seda, et mingi hetke koristati kõik Huawei telefonid operaatorite poolt ära, sest et tulevik oli tume ja nüüd on nad tagasi ja eriti nii kallite seadmetega, et see on minu jaoks Meelis operaatoreid, ma arvan, et sa oskad täpselt sama hästi öelda kui mina, et millega operaatoreid veentakse, et sa lähed sinna esitlusele, näitab PowerPointi, ütled, et nii palju jääb meile, nii palju jääb teile ja nii palju saate turundusraha peale ja palun müüge. Mul tuleb meelde kohe see Crazy Radio sketš läbirääkimised. Jah, just täpselt. Aga igal juhul ütleme siis, ma tahaks ikkagi siia lisada, et tõepoolest nagu tehnilises mõttes on see järjekordselt väga-väga veenev telefon ja lihtsalt minul on tõesti nagu siiralt kahju, et ma ei saa seal kasutada Android Autot ja veel mingeid asju. Sellise kaamera huvilisena, aga loomulikult need vahed täna kaamera kvaliteedis, ei ole enam mäekõrgused, et ma olen neid telefone siin ju läbi aastate kogu aeg võrrelnud nii tippe kui vähem tippe ja tõepoolest seal tipus ka need erinevused on ju kui sa pildistadki oma koeri või muid asju ja inimesi, siis tegelikult ei ole seal väga suurt vahet lõpuks, et pilt on pilt ja sa saad selle kõik kätte, eks ole, aga kui sa teed selle telefoniga pildi ja teed mõne teise telefoniga pildi, sa näed küll, et see pilt on lihtsalt ilus, ta tuleb igal ajal ilus välja ja muidugi need täiendavad võimalused on ägedad, nii et selles mõttes kahtlemata Huawei ikkagi näitab konkurentidele ka, et pingutage, et näed, saab küll, et saab ikkagi veel paremini, et midagi saab teha veel rohkem ja veel ägedamalt ja see on alati hea. Aga eks lõpuks on igaüks oma eurode üle ise peremees, otsustab kuhu nad viia, kuhu mitte viia ja selles mõttes on meil tore, turul on vabadus, need võib ju müüa senikaua kui ostjaid on, nii kaua seda müüakse. Ma arvan, et meie tänase saate
saates me ei jõua avada oma väikest üllatusmuna, mille me mässisime kokku eelmises saates, lubades välja ühest väga põnevast sõidukist rääkida. Aga seda paremaks see üllatus kasvab järgmiseks korraks. Ja sellega ma arvan, võiksime tänasele saatele tõmmata joone alla ja öelda aitäh kõigile kuulajatele ja osalejatele.